Sisemiselt olen küll tundnud vabana, aga riigi kodanikuna olen tundnud ka orjana, eriti kui ma olin Vene sõjaväes. Sest asi on ju selles, et ega selle vabaduse eest okupatsiooni ajal tuli ikka maksta. Et sa olid sisemiselt vaba, see ikka häiris väga paljusid. Sisemine vabadus võib olla kus tahes, eks ole. Ma olen ju rääkinud paljude inimestega, kes on istunud Siberi vangilaagrites. Mõned ütlesid, et nad said seal nagu täiendava ülikooli hariduse kätte, et nad olid sisemiselt vabad ja need teised vabad inimesed neile vahendasid teavet ja nii edasi. See sisemine vabadus on ikkagi üldiselt välimisest vabadusest sõltumatu, kuid minu muidugi elu tähtsündmus oli siiski Eesti vabanemine sotsiaalses mõttes. See oli ikka suur rõõmupidu, et Eesti sai vabaks, aga lugu on selles, kui sa ei ole sisemiselt vaba, siis sa ei oska seda sotsiaalset vabadust kasutada. Vabadust kasutatakse väga tihti vääralt. Ka perekonnaelus, ütleme, perekonna vägivald, see, et me oleme nüüd vabad, ei tähenda, et sa võid naist peksta iga päev seal või lapsi. Küsimus on selles, et kui sa sisemiselt pole vaba, siis pole sellest välimisest vabadusest ka kasu. Ja selle tõttu mõned inimesed ei saa siiamaani aru, et Eestis, vabas Eestis on parem elada kui nõukogude ajal, sest nad ei olnud sisemiselt vabad ka nõukogude ajal. Neil oli ükskõik, mis riigis nad elavad, sest nad tahtsid ainult süüa, juua, eks ole, seksida ja võib-olla tead mingit katust pea kohal ka takkaotsa. Kõik. No inimene ei tohiks hakata seda teost mõistatama sellepärast, et see pole jutustus. Seda tuleb võtta vahetult ja tunda sõnaga, millise visiooni see inimeses tekitab. Et juba 10. 11. sajandil Jaapani zen õpetajad ei andnud õpilastele mitte tekstilisi ülesandeid selles mõttes, et verbaalselt vaimseid asju ei saa õpetada. Verbaalselt saab ainult vihjata. See kuulub igasuguste vaimsete õpetuste juurde nii idas kui läänes, aga nemad andsid õpilastele joonistusi. Nad tegid sadu tuhandeid sõnaga pintsliga kas ringe või jooni ja andsid neid õpilastele, et nad läheks koju ja oleks siis mõtluses nende tööde peale ja siis sealt tekiksid neile sõnaga teatud sellised selguse visioonid. Neid töid on väga vähe alles praegu ja nad kuuluvad, ütleme, Jaapani kunsti nagu tippu, aga neid pole kunagi loodud kunstiteostena. Kirjasõnaga on selline õnnetus, et kirjasõna ehk sõna ei väljenda tegelikkust. Kui sõna väljendaks tegelikkust, siis igas keeles oleks, ütleme, sõna puu täpselt sama. See tähendab, igas keeles on ta erinev, see tähendab, et see on kõik suhteline. Peale selle igasugune teooria on ahistav. Ka õpetajad ütlevad Kaug-Idas, et õppige tekstid pähe ja siis põletage nad ära, visake minema, hakake siis oma puhta meelega neid asju nagu edasi arendama oma puhtas meeles, sest iga inimese vaimne kogemus on isiklik, sügavalt isiklik. Ja kuna ma olen litoga väga kaua aega tegelenud, alates aastast 70 ja teinud erinevaid litosid, erinevas laadis litosid, siis ma nüüd leidsin, et oleks nüüd huvitav sõnaga ka litole teha see pintslilöök, sest inimesed, kes ei ole litokivile kunagi ju joonistanud ega maalinud, ei tea seda, et kivi on siiski teiste omadustega kui paber. Kui sa pidevalt aastast aastasse ikka midagi seal teed ja teinud olen ma päris palju neid töid litokivil, nii pliiatsiga kui pintsliga joonistanud, aga ütleme selline puhas pintsli jälg kivil muidugi on esmakordne, aga see ongi nagu finaal minu senisele tegevusele. Et siin ma ühendasin selle oskuse, tehnilise oskusest väga tähtis on, millise pintsli sa võtad, millise karedusega. Tähtis on see, kuidas on segatud see värv, seda me kontrollisime. Tal on kindel konsistents ja kõik sellised detailid on väga tähtsad. Selle tõttu võib ka, ütleme näiteks Reikop minu juhtimisel võtta pintsli kätte, minu pintsli ja selle õieti tehtud segu ja tal tuleb ka enam-vähem midagi välja, eks ole. Sest õpilased, kes teevad paberil selliseid asju, näevad hirmsat vaeva, et saada kätte ühte sellist puhast joont.